Lõunatund Nõmme raadios jätkub. Me alustame hümni laulmisega, nii et... Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial täel sel suure laia ilma pääl, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuniks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Aitäh Ingritile ja Arnole. Tere tulemast kõiki meie kõnekoosolekule. Minu nimi on Jaan Hatto. Ma olen siis siin nagu juhataja ja rääkija ehk konverentsee. Aga ma alustan sellega, et ma soovin teile kõigile toredat iseseisvuspäeva ja õnnitlen teid siis meie riigi aastapäeva puhul. On kuidas on, meil on ikkagi oma riik ja selle puhul on ta ka kuidas on, aga selle puhul on tõesti põhjust teile kõigile õnne soovida. Nii, alustame. Ja kõigepealt siis ma annaksin sõna Hannes Vanakülale, kui tähendab, ütlen sellest päevakorrast alguses. Me peame kõnesid siin kuskil 4-50 minutit ja nagu võtame hoogu üles ja siis me võtame nagu lahingu korda ja siis alustame lahingumarssi Toompea suunas, nii et kõik, mis on lubatud, tuleb, nii et võtke aga, seadke aga vaim valmis ja nii, et ma palun Annese siia. Aitäh! Tere! Ma olen Hannes Vanaküla, esindan Eesti vaimsust ja kõik teavad, et ma olen nagu Eesti maag. Ja tänase teemaks ma tahaksin nagu pöörata tähelepanu ühele väiksele pisiasjale. Tänane päev me ütleme, et Eesti riik tähistab iseseisvuspäeva. Aga nüüd oleks aeg hakata vaatama asju reaalselt, mitte illusiooni vabalt. Ma esitan küsimuse, kas me tegelikult oleme vabad? Me tegelikult ei ole. Ja see päev, mida meie täna tähistame, ütleme riik, me tähistame tegelikult oma esivanemate välja võidetud vabadust. Ja nüüd me küsime, mida meie oleme teinud. Kas me oleme säilitanud seda, mida on teinud meie esivanemad? Jah, me oleme kaotada üks kord. See oli Pätsi aeg. Ei julgetud hakata relvaga vastu. Siis me saime küll vabaks. Kuigi ma usun, kas see oli päris meie tehtud, see anti meile. Aga nüüd uuesti, me oleme tegelikult maha müünud ennast. Jah, me oleme küll väliselt riik, aga tegelikult käsud tulevad Brüsselist. Me oleme tegelikult oma vabaduse kaotanud. Ja ma tahakski öelda, et aeg oleks hakata vaatama reaalsust. Sest ega meie vabadust võetakse tasapisi järjest vähemaks. Me kõik teame, et kui konna visata keeva katlasse, ta hüppab välja. Aga kui panna ta külma vette ja tasapisi katelt soendada, siis ta küpseb ära. Nii tehakse ka meiega. Ja kui algselt me oleme kaotanud oma füüsilise vabaduse, siis anti meile tagasi selleks, et võtta vaimne vabadus. Varsti järgmine etapp võetakse meilt ära hingeline vabadus. Ja siin ma tahakski teile pöörata tähelepanu, et aeg oleks jääda inimlikuks. Võib-olla olete te pannud tähele, et meie keskel on inimesed, kes tunnevad rõõmu, naudivad teiste piinadest. Need on muteerunud inimesed, need on juba kaotanud oma hinge, nad on juba hingeliselt orjad. Ja võib-olla siinkohas ma tahakski öelda, et
et me küll oleme kaotanud vaimse vabaduse ja paistab, et meil ei ole julgust seda uuesti välja võidelda. Aga ma tahaks välja üles kutsuda, et kaitske vähemalt enda hingevabadust ja jääge vähemaltki inimesteks. Ma lõpetan. Tänan. Aitäh, Hannes Vanakülale. Järgmisena saab sõna Aare Pällin. Daamid ja härrad, head Eesti Vabariigi kodanikud, lugupeetud külalised. Eesti Vabariigil on täna sünnipäev ja nagu sünnipäeval ikka tuuakse kingitusi. Eesti Vabariigi kodanikkond on toonud oma riigile palju hinnalisi ja suuri kingitusi. Vabadussõja rinnetel on andnud meie õppursõdurid kõige olulisema, oma elu. Nii Vabadussõja rinnetel kui Sinimägedes, hoides rinnet kinni kõige kauem Lääne-Euroopas peale tungiva kommunismi ohu eest, on hukkunud 10 000 eestlased. Eestlasi on hukkunud ka Siberis vangilaagrites. Eestlasi, Eesti Vabariigi kodanikke on hukkunud ka meelsusvangina selle eest, et nad julgesid rääkida demokraatiast ja nagu ütles Johan Liiv, selle eest, et ükskord saab Eesti riik. Kuid vaadakem tänasel kenal ja pühalikul pidupäeval, missuguseid kingitusi on viimasel ajal toonud ja andnud meile Eesti Vabariik, meile Eesti Vabariigi kodanikele. Läksin eile sadamasse ühele laevale saatma oma sugulasi. Eesti Vabariik on andnud neile viimastel aastatel ainult võimaluse osta seljakott ja laevapilet ja välja teenida oma igapäevane leib võõrriigis. Riigis, kus nad taluvad tööandja inimlikku kohtumist ja 2 või 3 korda suuremat sissetulekut oma kutsealal. Võimalus võtta seljakott ja osta laevapilet, see on olnud ainukene Eesti Vabariigi kingitus neile viimastel aastatel. Samasuguse kingituse on Eesti Vabariik tegelikult teinud vähemalt 1000 Eesti armsa väikelinna Türi lapsevanematele. Üle 1000 Türi elaval lapsel ei ole mõlemat vanemat. Nad töötavad välisriigis. Lapsed kasvavad oma pead. Sellise kingituse vanemateta riik, vanemateta linn, vanemateta külad on Eesti Vabariik teinud oma kodanikele. Meie Tallinna rahvuslaste hulgas on inimesi, kes on Eesti Vabariigi ordenite ja kõrgemate aumärkide kandjad. Mul on hea meel seda tõdeda. Vahel nimetatakse Eesti Vabariigi kodanikke ja rahvuslikke vaateid avaldavaid inimesi äärmuslasteks. See kestab siiamaani. Jahmatav oli mõni päev vana tõdemus, et Eesti nõndanimetatud äärmuslaste, sealhulgas ka rahvuslaste järele on pandud jälitama etniline venelane Aleksei Tressen, kelle ülesandeks on olnud nii Eesti Vabariigi Kaitsepolitsei ametis kui võõrriigi luureorganisatsiooni poolt koguda infot meie rahvuslaste
Eesti Vabariigi ordeni ja aumärkide kandjate kohta. Selline on olnud Eesti Vabariigi kingitus meile juba aastaid. Alates ajast, kui Aleksei Dressen, Eesti NSV miilits, võeti tööle Eesti Vabariigi politseiametist. Sellised on olnud Eesti Vabariigi kingitused meile. Tänan teid! Aitäh Aare Pällinile. Mul jäi küll vahelt ütlemata, et mõlemad esinejad olid rahvuslaste Tallinna klubist. Siis sealt samast Valdo Padar tuleb ehk räägib mõne sõna. Tere ja aasta eest püüdsin ma pöörduda kõigi möödaminejate ja siin olijate poole nii eesti emakeeles kui ka soome keeles ja lõpuks sai öeldud pikad laused ka vene keeles. Ma väga vabandan, et täna jäävad kuulmata tervitused ja meie sünnipäeva päeval õnnitlused möödaminejatele võõrastes keeltes ja võõrastes meeltes olijatele. Ma väga vabandan ka selle eest, et täna on kujunenud selline olukord, kus meil on ainulaadne võimalus iseendile midagi rääkida. Ja sellepärast siis mu pöördumine ongi kirjutatud just nii, nagu ta nüüd kõlama hakkab. Kallid eestlased ja Eesti maalased, armas eestlaskond üle kogu laia maa. Õnneks on eestlastel vaid üks Pühajärv ja Emajõgi. Oleme riigina suur looduse ime, kelle elu ja olemus keerleb juba vaat et tuhandeid aastaid ümber iseolemise, tõe ja õiguse otsingute, valede ja luiskelugude kuulamise, alpide järelahvimiste ja enesest suuremaks olemise püüdluste. Meie elu on kui üks ütlemata muinasjutt, ikka hea ja kurja kaalutud, omade ja võõrastega võrreldud. Täna on suurimal, mida üks rahvas rahvusena, mitte rahvas rahvana, vaid rahvus on üldse suuteline endale lubama. Täna on Eesti Vabariigil jälle üks künnis, üks saamise loost olemise aastapäev. Kas ka sünnipäevaks seda pidada? See on kahjuks juba ähmastumas ajaloo vingerbusside ja maailmamõistjate ajaraamatu kaudu. Peetakse ju meil ka võidupäeva, kuigi ühtegi sõda pole meie riik ealeski võitnud. Rahu Tartu rahuna ei ole võit, vaid lepe. Peame ka taasiseseisvumise päeva, kuigi samal päeval vestavad kümned, kui mitte 100 lugulaulu sellest, et tänu meie kodust lahkunud kaasmaalastele säilis Eesti Vabariik mujal oma endisel moel ja kujul. Ja ükski okupatsioon ei saa ega suuda lõpetada kord rahvuse poolt välja kuulutatut. Tundub vastuoluline. Usume juba ka seda, et pisut koos lauldes ja kätest kinni hoides tulevad riigid tagasi ja toimuvadki tagasipöördumised nimega revolutsioon. Usume laulva revolutsiooni tulekul terve riigi uuesti saamisse. Vaadake ja kuulake. Tänaseks on juba ka mustvalgel lugeda, et isegi valest ja valskusest võib inimhing lõpuks väsida. Ainult nii saab tõlgendada Andrus Ansipi väsimust. Ei ole temagi ju mingi superstaar, nagu omal ajal Brežnev oli anekdootides ja superstar. Pelk alma materi keemik, kellele antud üle selline inimloomuste algainestik, millest oli kergem voolida võõrastele meeldivaid euroraha ja euroopalike kommete kogukonda, muutes varksi ja vaguraid kodanikke, mitte rahvusriigi kogukonnaks. Tõesti, ka valedest võib väsida
ja kaamos pole mitte ainult talve ainuilming. Poliitiliseks pimeduseks võime pidada ka sellel hetkelgi veel valitseva kliki eksirändu elukaamoseks, mis usun siiralt ei jäta eestlaste tuhandetesse aastatesse ulatuva ürgtõe ja elu arusaamadesse mitte rohkemat märki kui ühe lutika hammustusest jääv imepisike veretäpp. Kas aga meie lapsed enam teavadki, milline loom ja imeputukas see lutikas on? Aga kirbud, lutikad ja täid eksisteerivad edasi ka Eestimaal, vaatamata uhketele ja steriilsetele ostukeskustele, vaatamata klantsläikega surmakastidele ja hummerite parkimisteks ette nähtud invakohtadel. Nagu oma sõnumi alguses mainisin, eestlastel on vaid üks Pühajärv ja Emajõgi. Kui meie seda jõge oma eluga võrrelda saaksime ja suudaksime, oleks igale meist selge see kahe kalda, vale ja tõe ranna aim. Kord elame ühel kaldal, kord jälle teisel. Hulludel aegadel vaatame üle veelahkme ja mõistame, et ilma vette astumata paremale poolele ei saa. Nii tundub olema ka praegu ja nüüd. Sillad. Need sillad nimelt, millelt meile elu ja korraldust hüütakse, tundub olema, et on põletatud. Usk neisse, keda rahvas, toonitan rahvas, mitte rahvus, Toompeale valib või hääletab, jäätub kui talvine Emajõgi. Kui aga keegi usub ja arvab, et ilus on jõgi, mis pulksirgelt looduses voolab läbi kultuursete ehk betoonist kallaste, siis selle tulemusi näeme me ikka siin ja sealpool mujal maailmas. Need jõed ajavad üle. Need jõed ajavad üle kallaste nii vale kui tõepoolest. Seda meie Emajõgi tegemata ei jätaks. Ja lähedal on ajad, kus Euroopa betoneerunud valed, mida meile kui ainutõde püütakse pakkuda, ähvardavad suurema uputusega, suuremaga kui kevadised tulvaveed ja looduse soojapuhangud. Pühajärvega on meil hea võrdlus oma Põhjala naabritega. Nemad, suurem arvult, kuid mitte arvult, andsid sellise nime oma sadadele veesilmadele, kust vaid viimases näljahädas mõne kiisa või januse looma oma kõhukoopa täiteks said. Kui tahame nii väga jälgida ja järgida oma vellesrahvast, siis tõega, kõik olgu teretulnud. Ja söögu ja joogu meie sünnipäevarooga, kas just nii, nagu meile või neile kombeks on, kätega, noa ja kahvliga, või hoopis tükis, nagu täna hommikul kõigile rahvale näidatud ja vihjatud mõhk ja tölpa meie Oskari muinasjutust. See on juba ise asi. Head kaalumist nende kallaste vahel, kus taas oleme ühe sammu jagu eemaldunud oma Emajõe allika Lättelt suure Suudme suunas, milles hirmuga pooleks saame segatud ja seotud ühte suurde rahvaste lukku. Või jääksime siiski rahvuste raamatusse. Igal juhul head riigipäeva, kallid rahvuslased. Aitäh Valdo Padarile. Järgmisena saab sõna Tõnu Kalvet rahvuslaste Tallinna klubist, on samuti tema. Lugupeetud kohale tulnud, head aatekaaslased. Täna on Eesti Vabariigi iseseisvuspäev ja sel puhul ongi põhjust kõigile soovida ilusat iseseisvuspäeva. Tänavune iseseisvuspäev on ühe asja poolest eriline. Nimelt umbes sellele päevale ajastati Sinimägede lahingu veteranide kuulutamine vabadusvõitlejaks. See oli samm, mida oleks pidanud juba ammu tegema. Aga mingil põhjusel seda ei tehtud. Kuna ei tehtud sellepärast, et see polnud võimul olevale seltskonnale kasulik. Ja nüüd korraga muutus see kasulikuks. Aga kui oleks kuulatud rahvast, siis oleks juba 91. aastal vahetult pärast Eesti taasiseseisvumist need samad vaprad sõjamehed, kes võitlesid Sinimägedes Eesti kaitsel, kuulutatud ju rahvuskangelasteks.
või siis tänase päeva mõistega öeldes vabadusvõitlejateks. Nüüd ongi küsimus, miks seda tookord ei tehtud. Üks põhjus on see, et ei olnud olemas rahvaalgatuse seadust. See rahvaalgatus on asi, mida Rahvuslaste Tallinna klubi, kes tänase ürituse korraldab, on täpselt aasta otsa oma üritustel tutvustanud. Nii eelmise aasta iseseisvuspäeva kõnekoosolekul, sealsamas üle tee Musumäel, kui ka eelmise aasta taasiseseisvumispäeval. Sest Euroopas on teadupärast ainult üks riik, kus rahvaalgatus enam-vähem toimib, see on Šveits. Kui te olete jälginud rahvahulgas korraldatud arvamusküsitlusi, siis pea alati on olnud neid, kes pooldavad Sinimägedes võidelnutele vabadusvõitleja seisundi andmist olnud lõviosa. Seega, kui oleks rahvaalgatus Eestis olnud, siis oleks korjatud kokku teatud hulk allkirju rahvalt, oleks pandud see eelnõu hääletusele parlamenti Riigikokku ja kui Riigikogu poleks seda vastu võtnud, siis oleks see läinud rahvahääletusele ja rahvahääletus oleks selle 99,99% tõenäosusega heaks kiitnud. Ja sellisel moel oleks jäänud olemata kõik need mõnitused, kõik need kannatused, mis on saanud osaks Sinimägede kangelastele ja teistele, kes tookord võitlesid Eesti iseseisvuse taastamise eest ja punase katku vastu. Tänasel päeval on juba eelpool räägitud sellestki, et Eesti riik ei ole enam koht, kus inimesed tahavad elada. Inimesed hääletavad jalgadega või seljakotiga. Aga paljuski me saame ka ise teha, et see asi muutuks paremaks. Me saame iseseisvuda või taasiseseisvuda vaimselt, mitte ainult materiaalselt, sest paljud inimesed tõepoolest on lõa otsas, nad on võtnud endale pangalaene päris pikaks ajaks ja nende materiaalne seisund ei pruugi niipea saavutada sellist taset, kus nad on materiaalselt iseseisvad. Aga mida saab iga inimene teha, on see, kui ta iseseisvub vaimselt. Ta ei lase endaga manipuleerida, ta orienteerub toimuvas hästi. Ja siis on meil põhjus tõepoolest koguneda igal aastal tähistama Eesti iseseisvumise aastapäeva. Ja ei ole niimoodi näiteks, et võib-olla 20 aasta pärast või veel vähema aja pärast on siin enamus seltskonnast, kes mööda kõnnib teist värvi, kui on praegused eestlased. Me näeme, mis suunas maailm liigub, mis suunas nii-öelda arenenud Euroopa ühiskond liigub. Aga meil ei ole sellist kohustust sellega kaasa minna, sest see võrduks tegelikult potist alla minekuga. Ma olen 100% kindel, et ükski siin kogunenu ei soovi sellest osa saada. Mina kaasa arvatud. Tänavuse aasta lõpuks on ennustatud maailma lõppu. Kas ta tuleb või ei tule, see ei ole enam meist. Küll aga oleneb meist see, kuidas me elame nii järgmise kuu, ütleme, kui ka selle aja, mis jääb väidetava maailma lõpuni, kui ka pärast seda. Kas me elame vanaviisi, see tähendab kartlikult, kergesti manipuleeritavalt või siis me saame ise oma elu peremeesteks. Ei lase endaga manipuleerida, harime ennast, harime teisi inimesi ja käitume vabalt. Nagu teada, Mahatma Gandhi suutis käituda vabalt isegi vangikongis. Ja vangikongis suudeti säilitada sisemine vabadus ka näiteks nõukogude ajal. Meie hulgas on veel praegu päris palju selliseid inimesi, kes võivad meile rääkida, milline oli elu Gulagis. Aga sellele vaatamata need inimesed jäid sisemiselt vabaks, nad tulid sealt tagasi ja olid veelgi tugevamad kui enne. Meie ei ole ju praegu Gulagis. Ja tõsi küll, samas on nähtamatu surve nii massimeedialt kui ka mujalt, aga kõigele sellele on võimalik vastu seista ning jääda inimeseks, iseseisvaks inimeseks suure algustähega. See oligi siis mu tänane sõnum ja lõpetuseks soovin veel kord kõigile head iseseisvuspäeva ja loodan, et kohtume ka järgmine aasta samal üritusel. Aitäh! Aitäh Tõnu Kalvetile! Järgmisena saab sõna Johanna Ranne. Johannaga on selline lugu, et Johannal see keel on natuke
nagu ta on ja see tuleb sellest, et Johanna on rahvuselt lätlanna ja ta on Läti kodanik, et ta on täiskasvanuna õppinud ära eesti keele ja siis mõni need eesti laused võib-olla ei tule päris nii välja kui eestlasel, aga see on lihtsalt, et ta on lätlanna. Ja palun, Johanna. Aitäh rahvuslastele, Tallinna klubile 16. kuupäeva pärast. Aitäh, et ma olen siin, et ka toetus ma olen saanud praeguses väga raskes olukorras. Minu ettepanek, kuna ma töötan lastega, perekonnadega, võib öelda niimoodi kõige madalama, kuidas seda eesti keeles öelda ilusti, alusega. Minu ettepanek teile, tänades täna pühapäeval, pühadeks, et tulevikus järgmine aasta, kui rahvuslased praegu ütlesid, et tänu Sinimägedes on tunnistatud ja siis meil oleks väga vaja praegu ja see ettepanek ei ole ainult siin, see võib-olla oleks vaja Lätimaalt. Miks meil alati öeldakse nagu mujal maailmas ka 12 tundi, 11 tundi. Mai Raunaste oma raamatus kirjutas, et tema valis 11 tundi, 12 ta ei julgenud. Mina olen riisunud lehti, 12 tundi võib riisuda lehti, aga mitte mingil juhul ei saa 12 tundi olla üks noor tütarlaps kassas, kus on kõik kauplused meil praegu, nii palju kui ma olen küsinud, lillekauplused, Comarketid, Maximat ja nii edasi, et kõigile, see ei ole konkurents, see orjastamine. Konkurents võib olla ainult, kui me töötame 6 tundi ja saame vastava palka, siis me ei oleks võib-olla ka nii palju need töötus ja iga inimene ei lähe arsti juurde. Ta sureb nagu üks majoidja eelmine aasta raius ja suri. See ei ole, meil on väga palju, lihtsalt ma ei oska teile öelda, ilusas eesti keeles võib-olla oleks luuletus vaja, kus üks vana proua kirjut 80 aasta vana. Et kuidas elu oleks vaja alustada praegu, et meil oleks kõigile hästi. Me aitame Kreekat, aga meil võib-olla pensionäridele sobiks külmal ajal iga ühel üks kuu puhata nende suve maale. Aitäh, vabandust. Aitäh Johannale. Nüüd on niimoodi, et meil on veidi aega, et kes tahab vaba mikrofon, ma kuulutan hetkeks välja, et kellel on südame peal midagi 4-5 minutit öelda, et selleks on siis võimalus. Aja, ma vabandan, ma Raivo unustasin alguses ära. Raivo Orgussaar meil samuti rahvuslaste klubist, nii et palun. Tere! Ma olen pidanud ennast kogu aeg eestimeelseks inimeseks ausaks, nagu mind vanemad on kasvatanud. Ja kui kunagi aastate eest 15. mai 1990 Toompead rünnati, oli ma seal esirinnas, kes läks kaitsma meie Eesti riiki. Pärast seda, kui näiliselt loodi Eesti Vabariik, mu hing rahunes, mõtlesin, et ma saan rahulikult oma elu elada, et ma ei pea võitlema enam Eesti riigi ja rahvuse eest. Kuid aina üha enam, mida rohkem ma nägin seda elu siin, hakkas mul hing valutama. Ma nägin seda korruptsiooni, seda petmist, valitsuse poolset rahvapettust ja ma leidsin, et ma ei saa enam rahulikult oma elu elada, ma pean sekkuma sellesse süsteemi. Läks aastaid, kuni mu karikas täis sai, hakkas üle ajama ja ma mõtlesin, et ma hakkan poliitikaga tegelema. Tegin omale blogi, hakkasin kandideerima kohalike omavalitsuste valimisel ja selle eest, et ma julgesin rääkida tõtt, saime sappa mulle kapo auto. 075 AK auto, must Škoda Octavia, jälitas mind kaameratega 1,5 aastat. Avalikult, kas oli see minu mõjutamiseks või oli ta nii ohmakad, et vahele jäid. Aga põhimõtteliselt inimene, kes tahab elada ausalt, tahab paljastada mingit süsteemide pettusi, saab karistuseks sellise asja, et teda hakatakse jälitama. Ta muutub ohtlikuks riigile või siis süsteemile, kes kuidas aru saab sellest. Ja ma tahtsingi teile panna südamele, et inimestel on räägitud pikalt, et meid peteti valimistel, inimesi ahistatakse, et need võetakse ära õigusi
Kuid meie seas on palju inimesi ehk pool elanikkonda, kes seda ei näe. Nad ei taha seda näha. Sa räägid neile ühelt poolt, teiselt poolt, räägid igalt poolt, nad ei kuula sind. Ma olen alati mõelnud, et mis on viga nendel inimestel, et nad ei näe selle süsteemi viga, ei näe selle pettust, selle vargust, mis toimub. Aga ma olen jõudnud järelusele, et need inimesed, kes seda näha ei taha, on täpselt samasugused. Nad ei taha näha selle viga sellepärast, et nad on ise vargad. Neil meeldib see süsteem, neil meeldib selle süsteemi ära osta, alkemakse maksta, saada sealt hüvesid. Ja need inimesed on meie keskel, nad elavad koos meiega, käivad koos tööl meiega, nad on meie keskel. Et me sõbrustame nendega, räägime juttu, naeratame näkku. Samas me peame omale aru andma, et need inimesed on samasugused jätised nagu need, kes seal Toompeal istuvad. Ma kutsun neid üles vältima rohkem neid inimesi, avaldama survet neile inimestele, kes selle süsteemi toetavad. Sest kui need inimesed selle toetamist ei lõpeta, siis see süsteem kunagi ei murdugi. Et rohkem julgust ja rohkem vastuhakkamist igal pool. Aitäh teile. Nii, aitäh Raivo Orgussaarele. Selline lugu on nüüd, et nüüd on nagu minu kord. Ma olen viimane sõnavõtja. Kas kellelgi on tõesti midagi südame peal mõned laused minutit öelda, et selleks on hetkel võimalus? Ei ole. Kuidas? Lauri tahab väikest repliiki. Olun. Tervist. Ütle niimoodi, et kuule. Selline asi, et läks nii, kuidas nüüd? Me võime kõige vastu võidelda, ja meid võib ühendada võitlus millegi vastu, kuid meid võib lisaks sellele ühendada ka armastus oma kodumaa vastu ja oma rahva vastu. See, mida me teeme koos, on oluline meile. Aitäh! Aitäh Laurile. Lauril oli väga ilus repliik. Nii, praegult on siis viimasena on minu väikene sõnavõtt ja siis organiseerime lahinguriivi ja hakkame siis marsima Toompeale, kus on meil samuti natuke tegevust. Siin on pärg Eesti iseseisvuse mälestamiseks, mille me sinna jätame. Loodetavasti äratab see ka meediahuvi. Aga siis ma räägin mõned sõnad ka rahvaalgatusest. Siin oli sellest juba varem juttu, see on tore. Aga no, võimalus on, siis ei ole paha korrata. Korraldamine pidi tarkuse ema olema. Nii, kust see rahvaalgatus üldse tuleb, eks? Rahvaalgatus tuleb pärit on ta Šveitsist enam vähem ja teda on mitmes pool rakendatud ka Eestis. Eestis oli ta 20. aasta põhiseaduse järgi oli selline õigus olemas rahval põhiseaduses ja mul õnnestus see ka eile TV3 eetris, ma kuulsin ette lugeda, et see läks ka eetrisse, nii et see on väga tore, et saab rahvast teada, et on olemas selline asi nii kui rahvaalgatus. Ja ma ei hakkagi teda seletama, mida see rahvaalgatus, kuidas ta täpselt on, et ma loen selle paragrahvi ette. See oli paragrahv 31 Eesti Vabariigi esimeses põhiseaduses. Siit tuleb välja, tähendab, ma tsiteerin. Rahva algatamise korras on 25 000 hääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda, et seadus antaks, muudetaks või tunnistataks maksusetuks. Selle kohane nõudmine antakse välja töötatud seaduse eelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasi lükkamiseks. Rahvahääletamise korras tunnistab rahvahääletusest osavõtjate enamus vastuvõetuks, omab ta seaduse jõu. Aitäh, see oli tsitaat. Ja see on selles suhtes oluline, et kui me oleme praegult just sellises olukorras, et meil on sellised juhid, nagu siin täna räägiti ja kes on haaranud endale seaduse vastaselt ja põhiseaduse vastaselt võimu, mis neil ei oleks pidanud olema, mida politoloogia keeles kutsutakse usurpeerimiseks, siis selliste juhtide vastu ongi see rahvaalgatus nagu kõige parem, et kui rahvas näeb, et neist üle sõidetakse ja tehakse otsuseid, mis on rahvuse ja rahva huvide vastu
risti vastu, et nad siis saavad kasutada seda sama õigust ja nendele korrumpeerunud ja hoolimatutele valitsejatele lihtsalt oma õiguse maksma panna. Ja muidugi tore on see, et sedasama rahvaalgatuse õigust on ka Eesti Vabariigis kasutatud. Oli 23. aastal selle algatuse põhjal toimus Eestis rahvahääletus, kusjuures rahvas ise algatas selle rahvahääletuse. Tähendab sama paragrahvi alusel, mida ma ette lugesin, koguti allkirju ja küsimuses oli usuõpetus, sest Eesti esimesse Riigikogusse pääsenud inimesed nagu võtsid ära usuõpetuse koolist ja siis rahvaalgatuse korras siis tehti see usuõpetuse seadus niimoodi ümber, et koolis on usuõpetus vabatahtlik ja see on riigi kulul. Ja siis see pandi 23. aastal rahvahääletusele ja see läks ka seal hääletuse läbi, nii et see Eesti algatatud rahvahääletus õnnestus igati, aga osavõtjaid oli palju, ma ei mäleta seda osavõtu protsenti peast, see oli üle 60, aga sellegipoolest, et Eesti esimene rahvaalgatus läks väga hästi, võtsid poliitikud selle sealt põhiseadusest välja juba 34. aastal ja kuna sellest rahvaalgatusest teadmine oli rahva seas, ütleme nadi, siis see lihtsalt ära tasapisi kadus. Ja kadunud on ta siiamaani ja siis meie nõuame, et see rahvaalgatusõigus Eestisse tagasi siis seadustesse sätestataks. Ja kurvem on veel see, et rahvaalgatusõigus on olemas Lätis, nii et ühesõnaga lätlased on meist nagu ees, et neil on nagu rohkem õigusi kui meil parasjagu praegult ja meil on midagi teha, ja sellega peame meie leppima. Aga ma lugesin ette selle paragrahvide, ilmselt saite aru, kuidas see asi seal kõik toimib, kogutakse allkirju ja muidugi Lätis on see teistmoodi, ma ei hakka nüüd siin kirjeldama, kuidas Lätis täpselt see paragrahv välja näeb. Ma ei hakka ka siin kord kirjeldama, kuidas see Šveitsis välja näeb. Ta võite minu raamatust lugeda, siin on, kuhu kadus Eesti demokraatia, seal ma kirjutan sellest täpselt ja pikemalt. Lõpetuseks, kokkuvõtteks ma lihtsalt ütleksin ainult, et mis selle rahvaalgatuse juures kõige olulisem on, mis selle sisu on või mis selle point on. See on see, et inimesed saavad ise oma elu ja oma käegu üle otsustada. Ja nad tunnevad seda, et nemad ise seda teevad. Et neil on selleks õigus, et neil on demokraatia, et nemad ise inimesed, kodanikud, nii kui peabki olema, tähendavad samuti midagi. Ja siis on kodanikel teki huvi riikluse, poliitika küsimuste vastu. Nad hangivad endale teadmised. Neist saavad selles suhtes teadlikud inimesed. Ja selline riik toimib palju paremini, nagu seda teeb näiteks praegu Šveits. Aga vastasel juhul, nagu meil Eestis on, siis inimestest sõidetakse üle. Nad näevad, et neist keegi ei hooli. Nad näevad, et kedagi huvita, kuidas nende olukord välja näeb. Kuigi nad protestivad, koguneb palju inimesi, nagu siin oli ACTA meeleavaldus alles, sellest ei tehta midagi välja. Kogutakse palju allkirja, nagu koguti siin näiteks Nõiakaivu kaitseks või koguti siin Eesti-Vene Tartu rahulepingu kaitseks, et sellest ei loobuta. Siis kästi need allkirjad lihtsalt üleoleva žestiga teise tuppa viia. Kui inimesed näevad, et selles riigis neist midagi ei ole, et siin tehakse kõik nende pea kohal, siis need inimesed kaotavad ka varsti huvi selle riigi vastu. Ja üldse poliitika vastu ja poliitoloogia vastu ja selle alaste teadmiste vastu, nende teadmiste vastu, mis oleks neil nagu hädavajalikud siin maailmas korralikult toime tulla. Ja tulemuseks me saame suure hulga apaatseid inimesi ja kui nad on kaotanud huvi, siis paraku nad kaotavad kõik oma teadmised, eks. Neist tulevad lollid. Mul on paha seda sõna välja öelda, aga nii see kahjuks on, eks.
ja autoritaarsetes režiimides, kus need rahvaalgatused ei ole seal muidugi tule kõne allagi, aga kus see inimestest üle sõitmine on nagu moeasi või nagu seal ei olegi rääkida üle sõitmisest, see on seal nagu režiimi osa, eks kahjuks on nagu meilgi selleks saanud. Sealgi kurb öelda, aga nagu Põhja-Korea, et inimestega on, et rahvaga on, et see on apaatne kari lolle, kes lihtsalt lohiseb selle saatusega kaasa, mida need järjest lollemad ja julmemad valitsejad nendele siis üle jätavad. Aga aitäh, see oli minu sõnavõtt ja nüüd me siin Hannesega rääkisime, et kui me jõuame nüüd Toompeale, siis me hüüame rahvaalgatust, aga kuna meil selle rahvaalgatuse hüüdmiseks me ei ole saanud teha nagu sellist proovi või nagu harjutada, siis me harjutame siin alguses paar korda ja siis võtame rivvi ja meil on nagu kokku lepitud, et hüüdmiseks on siuke lause nii kui rahva algatus õigust. Nii et korrake minu järgi. Rahva algatus õigust. Korrake kõvemini. Rahva algatus õigust. Veel kord kõvemini. Rahva algatus õigust. Suur aitäh teile. Kas proovime veel korra? Ansip Ahju. No ma ei tea, kas ta ütles, ta läheb ise minema, et tal on isu sellest täis, mis ta on teinud. Nii. Kas ma arvan, et aitab sellest? Nii võtame lahingu korda ühesõnaga. See nõuame rahvaalgatusõigust, see plakat tuleb kõige ette. Teised võtavad kahe kaupa paari siia samasse väljakule. Lipud tulevad ette. Me läheme kahe kaupa paaris. Nii et püüdke oma ees olijat silmas pidada ja talle järgi jõuda. Kui te olete ees, siis vaadake, et ei marsi eest minema tagant tulijatel. Me lähme, kes meil ees on, nemad teavad täpselt teed, mida mööda me käime sõnaga. Et me kuhugile nagu ei eksi ja meil on ametlikult kogu selleks marsiks saadud ka luba, et me ei tee mitte midagi, mida me ei või teha. Et selleks on meil kõigil õigus olemas. Ja nii, et ärge muretsege ja võtke nüüd kõik rivi, kes veel ei ole võtnud, tahavad osaleda. Nii et eelmise kord meil ei üksjagu inimesi omasid maha, aga olge julged, võtke osa, võtke rivi ja lähme edasi. Eestimaa metsa, põllud ja salud, viibida eema, ma rohkem ei talu. Sugutsed kui kuulen, päästmaks Eestimaa krooni, annab elule mõtte ja südamel tooni. Eestimaa metsa, põllud ja salud, viibida eema, ma rohkem ei talu. Sugutsed kui kuulen, päästmaks Eestimaa krooni, annab elule mõtte ja südamel tooni. Eestimaa, su rüppe laulan oma laulu. Eestimaa, sind Jumal kaitsku täiel raual. Eestimaa, sa kinkisid mehteks krooni. Eestimaa, me kroonist loobuda ei soovi. Võõras raha, võõras keel, me südamele pole see. Me südamele lähedal on vabadus ja kodumaa. Võõrad lipud, võõrad väed, tühjad lubaduste mäed. Me sõnal laulu on kuva, me vabal rahvas, vabal maal. Eestimaa,
me kroonist loobuda ei soovi. Eestimaa, sul rüppelaul on oma laul. Eestimaa, sind Jumal kaitsku täiel rõual. Eestimaa, sa kinkisid metteks krooni. Eestimaa, me kroonist loobuda ei soovi. Eestimaa. Saade on salvestatud 2012. aastal.